on neil vaja siis teha vigade parandus. Kohtumine siin Sportland Arenal on alanud, Premium-liiga 29. vooru tabeli ülemise otsa esimene kohtumine ehk et selles ülemises kuuikus 29. voorus veel mängitud ei ole. Beglarashvili tsenderdus, Baturins püüab kindlalt. Sööt tagasi keskele Putinjanile, sööt kasti Robert Kirsile, Šarnin on seal ja Kirs lööb, aga lööb mööda selles olukorras. Beglarashvili liigub keskele, tõste madal, pehme, ja seal on Vašjukil võimalus. Ja sööt Kirsile, Kirs pealelöök ja pall käib postis ära. Vašjuk liigub ise keskele, sai seal Aleksandr Dmitrovist päris hõlpsalt mööda. Beglarashvili jätab ja paremal äärel on Roosnov täiesti vaba, madal pall uuesti kasti, Beglarashvili pealelöök ja värav! Levadia asub juhtima 22. minutil ning Zakhar Beglarashvili, kes on siiamaani 3 korda kaaslased väga hästi löögile mänginud, aga nendest löökidest näinud, kuidas väravat ei lööda, võtab asjad enda valdudesse, enda otsustada ning otsustab ära ja viib Levadia seda mängu 22. minutil. Volodin mängib karistlöögi kiirelt lahti, Pavel Tõmov tõstab palli trahvikasti, seal Levadia mehed panevad jala vahele, Valner on väljas ja 1-1 on olemas ja Mihkel Ainsalu viigistab 37. minutil ja ebakõla täpselt nagu nädal aega tagasi mängus Nõmme Kaljuga, kui Valner ja kaitsjad ei suutnud ühes olukorras ära jagada tsenderduse eest hoolitsemist, siis ka praegu Valner tuli väravast välja, aga kaitsjad mängisid palli ning see tähendas, et värav oli valveta ja Ainsalu mida siis Levadia selles olukorras suudab, seal on ka Vašjuk veel karistusala perimeetrist täitsa vabalt löögil. Beglarashvili lööb ise esimesse, risti proovis seda palli panna, aga seal oli Baturins vahel, palli jätkuvalt trahvikastist lahtine, Pakic klaarib selle ära, pealelöök Beglarashvililt ja penalti sellest olukorrast näitab kohtunik Jonas Janovits, käega blokeerimine Tallinna Leegionilt, Olberkisele kollane ja vaatame, mida suudab Baturins sedapuhku, Beglarashvili ning paneb postipõrkes sisse ja seis on 2-1 Levadia kasuks. 55. minutil taastab FC Levadia oma eduseisu ning mänguseis on 2-1 ja no Leegion ei ole endiselt rahul selle penalti otsusega. Puri ja Pakic. Pakic läheb ise ja liigub jätkuvalt edasi, Pakicilt pealelöök. Mis värava paneb Dušan Pakic praegu 76. minutil. Ristnurka tulistab selle palli ja see värav tuli nüüd küll ei kusagilt ja ega Pakicil on täna olnud päris halb päev. Kehvasti on mees mänginud, aga nüüd võtab sellise kahuri oma paremast jalast välja, et ja seal ei ole Karl-Andre Valneril Levadia väravas mitte midagi teha. Levadiale leitakse sealt nüüd Lepistu, kes on tulnud rünnakule appi. Lepistu tsenderdus võtab rikošeti, Baturins tuleb välja ja peab püüdma ja teeb ka seda. Sinna ette, Ainsalu tõste, pehme sinna ja seal on Šapovalov. Šapovalov viib palli mööda Valnerist, aga pealelöögiks ei ole enam. Valner saab selle karistuslöögi toimetada, paneb selle vastase karistusalasse. Ainsalu lööb selle välja ja nüüd on kohtumine ka lõppenud. Leegion saab selle 2-2 viigi Levadia käest kätte. Leegionit see tabelis väga palju kõrgemale ei tõsta, aga seda küll, et magus see viigipunkt kahtlemata Leegionile on.